Tere, me oleme siin podcastis õendust nähtavaks täna väga põneva teemaga. See teema on ka minu jaoks lähedane, kuna ma olen kutsealalt õde. Ja tänase podcasti teema on mehed õenduses. Ja meil on väga vahvad külalised täna saates ja mul on hea meel tutvustada teile kahte meesõde. Mõlemad on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlased. Aivar Koppas. Tere. Ning Tormi Kool. Tervist. Ning minu kaasautor ja saatejuht Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetuse juhataja Kristi Puusepp. Tere päevast. Aga esimene küsimus. Kuidas sinust sai õde? Aivar. Minust sai õde mööda pikki ja käänulisi teid. Et see ei ole minu esimene haridus, see isegi ei ole minu teine haridus, aga kõik need suunad liikusid järjest rohkem esialgu tervelt elatud aastate pikendamisele ehk läbi kehakultuuri, läbi spordi ja ühel hetkel tundsin, et siin oleks õige tase veel juurde võtta, mis on seotud just tervisega ja inimeste nii-öelda haigustega ja läbi selle aidata just seda tervelt elatud aastaid nii-öelda pikendada või aktiivselt elatud aastaid. Ja kuna vanus oli juba sealmaal, et arstiteaduskonda nagu ei tahtnud arvatavasti mind keegi enam vastu võtta, arvatavasti ma ise ka nende nõuetele enam ei vasta, et ma tahtsin väga proovida nagu õeks ja juhtus, et sain sisse. Väga hea, aga äkki sa valgustad, et lisaks kehakultuurile, mis haridused sul olid? Esimene haridus oli mul üldse Tehnikaülikoolis finantsjuhtimine pangandus. Siis ma olen õppinud 2 aastat õigust Tartu Ülikooli Tallinna õigusinstituudis. Ja hetkel ma olen nii õendusse sisse läinud, et õpin õendusmagistris. Sa kehakultuuri ka õppisid? Jah, õppisin ja lõpetasin. Ja kehakultuur ka veel sinna juurde. Et nii-öelda praegusest töös just see valdkond, kus mina olen, mis on esmatasandi tervishoid ja perevendlus, et seal see kehakultuuri ja teadmised just ka nii-öelda terve inimese aktiivsetest eluviisidest ja läbi selle hea tervise hoidmisest nii-öelda, see on ainult marjaks juurde, et see on pigem nii-öelda minu lisandväärtus kui see, et nii-öelda varasemad teadmised on jäetud kuhugi sahtlisse ja siis ma tegelen ainult sellega, mis nagu Tallinna Tervishoiu Kõrgkool mulle andnud on, et ma just tunnen seda nagu niimoodi. Hästi, aga siin koha peal ma usun, et ka meie teisel külalisel, saatekülalisel on vastu panna ka oma huvitav lugu. Tormi, kuidas sina jõudsid õendusse? No mina ka, ega tegelikult kui ma põhikoolis veel käisin, siis minul oli kindel suund, et minust peab saama meremees. Ja selle nimel ma usinasti õppisin. Sul oli juba nimigi selline, just, et peaks. Et väga huvitav nime kombinatsioon on mul, eks ju, Tormi Kool, eks ju. Aga ma juba põhikoolis juba unistasin ja mõtlesin, et võiks minna merekooli õppima, vahitüürimehe eriala. Kuigi ma olen Kesk-Eestis pärit, et mis minul väga nii-öelda merega pistmist on, aga eks filmid ja sellised asjad mulle nii-öelda sellise mõtte pähe kunagi panid. Ja kui ma põhikooli ära lõpetasin, siis ma läksingi Eesti Mereakadeemia merekooli õppima siis seda laeva juhtimist. Seal tuli lisaks juurde ka avamere kalapüük, et see minu teema väga ei olnud. Aga kumb siis, avameri või kala? No ikka avameri ja suured laevad olid minu suureks unistuseks. Ja ma siis tulingi Tallinnasse sealt maalt ära peale põhikooli. Läbisin siis usinasti õppe 3,5 aastat, seal sain ka keskhariduse, eks ole, seal koolis juurde. Ja lõpupraktika, mis mul oli, läksin Saksamaale. Ja
ja mingisugune terviserike toimus, kas siis keskkõrvapõletik või midagi sellist ja järsku enam verd ei talunud. Nii et laeva peal seda loksumist usinasti on, eks ole. Ja mina siis suutsin ainult seal sillas olla niimoodi, et pikali maas ja oksendamine oli siis minu teine tegevus selle asja juures. Lõpetasin rõõmsasti kooli ära, nii jutumärkides. Ja mõtlesin, mis siis nii-öelda peale kooli nüüd siis saab, on, et haridus on käes, aga merele minna ei saa. Pakuti varianti, et tule siis kooli meil õpetajaks, eks ole. Aga noore poisina nii-öelda mõtlesin, et võib-olla natuke keeruline ennast kehtestada õpetajana, eks ole, et ei saanud nii-öelda selle asjaga nagu edasi minna, mõtlesin selle asja üle. Ja siis leidsin CV keskusest, et Tallinna kiirabisse otsitakse kiirabi autojuhti. Linnast siin need kiirabi autosid ikka usinasti näinud, väga huvitav mõte, et ikkagi vilkuritega mööda linna sõita ja inimesi nii-öelda aidata, et raske ka kindlasti on, et aga väljakutse jälle selline. Ja mõtlesin, saadan CV ära ja vaatame, mis saab. Motivatsioonikirja pidi ka kirjutama ja väga teemast nagu ei teadnud, on ju, aga midagi, mis ma nagu mõtlesin ja arvasin sellest ja juba tunni aja pärast mul helistati, et kuule, tule vestlusele. Mõtlesin, okei, lähme proovime siis ja järgmine päev minuga juba vormistati tööleping. Ja niimoodi ma jõudsin tervishoiu juurde, kus ma siis nii-öelda esmaselt siis läbisin kiirabitehniku väljaõppe, mis oli 400 tundi. Siis Tallinna kiirabis moodustati randevuu-brigaad, eks ole, kus siis 2-liikmelisena sõitsime, läbisime siis veel 200 tunnise täiendõppe. Ja nii-öelda ma siis oma karjääri redelil nii-öelda tõusin seal ja kuni siis autojuhina nii-öelda enam edasi kuhugi minna ei saanud. Loomulikult ma unistasin ka selle töö kõrvalt väga regionaalhaiglasse tööle saamisest. Sinna ma ei saanud, sest see regionaalhaigla hoiab nii hästi oma töötajaid, et keegi ei taha eest ära minna. Ja siis ma lõpuks nii-öelda pikalt mitu korda CV-d saates siis lõpuks jõudsin sinna, sest Jüris avati filiaal, kus siis 2014 ja lõpuks siis sain tööle sinna. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks tegelikult reanimobiili juba saada, siis ma sinna kandideerisin mitu korda ja lõpuks ma sain poole kohaga reanimobiili. Ehk ma olin siis oma ametis nii-öelda tipu saavutanud ja siis juba mõned aastad oli juba mõte peas, et tuleks minna kõeks õppima. Et nii-öelda ka edasi areneda ja ennast täiendada. Ehk põhimõtteliselt sa tulid kutseõppesse juba väga selge visiooniga, et mis töö see on ja kuidas seda tööd tehakse ja selles mõttes mul tõesti väga hea meel kolleegina olla Tormiga, sellepärast meie podcasti kuulajad on mitu korda kuulsid minult, et kuidas ma räägin reanimobiilist, siis tõesti see on selline väga hea meeskond, kes töötab koos ja on valmis 24 tundi tulla appi üle Eesti, kas helikopteriga või mööda maad. Aga ma tänan teie sellise väga mõnusa sissejuhatuse ees, aga ma siiski küsiks teie käes. Aivar on seda natukene ütles välja, mõtlesin, ma ei hakka kohe sellest kinni võtma, aga vendlus ja õendus ja õde, et kuidas teie mehed tunnete seda, et teie ametinimetus on õde? Tormi? Tegelikult, kui aus olla, siis mind see nimetus ei häiri. Sest et see on nii-öelda ametinimetus ja kui ma nii-öelda tegelen nii-öelda ka patsientidega, siis me nii-öelda ju ei rõhuta kogu aeg nüüd, et eks ju nüüd õde teeb seda, õde teeb toda või mida iganes. Et see on siuke, et sa tutvustad ennast ära, kes sa oled. Aga sa ütled ju, et sa oled õde, eks? Jah, olen õde ja kusjuures inimesed tegelikult sellele väga nagu mõnel puhul, eks ju, kiirabi kutsetes, eks ju, on olnud, eks ju, et õde, eks ju, inimene vaatab niimoodi, aga peame nii-öelda aksepteerima seda, et selline ametinimetus meil on. Me
töö on ju sama, kas sa oled mees või naine, et selles suhtes, et mind nii-öelda see otseselt nagu ei häiri. Aivar. Mind ennast ka ei häiri. Aga erinevalt nii-öelda arvatavasti tormi töökeskkonnast, siis esmatasandil on hästi palju seotud just nii-öelda suhtlemise, nõustamisega, pöördumisega, nii-öelda patsiendi ja tervishoiutöötaja vaheline aeg on oluliselt pikem ja sellel õde nimel on tegelikult patsientide mõistes on ikkagi seksuaalsus juures ja nad ei oska või et nad kohmetuvad, et kuidas pöörduda sinu poole. Et nagu, et kas ma peaksin sinu kohta ütlema õde või vend või et tegelikult sellist dialoogi ei tohiks üldse nagu tegelikult tekkida. Aga see tuleb jah, just nii-öelda patsientide poolt ja ka nii-öelda korduv patsientide poolt, kellega nagu ühe korra nagu olnud teema ära, siis nagu uuesti, kui nad pöörduvad, jälle on korraks suke nende poolne suke nagu kinni kiilumine. Hakatakse mõtlema, eks ju. Kuidas nüüd nagu pöörduda? Mina olen seda kohanud küll ja pigem ma kohtan seda, olen rohkem kui 1, 2, 3 korda kohanud seda nagu ebamugavust. Kindlasti kiirabis on see, et su enda patsiendina see tervislik olukord on selline, et sul vahet pole, kes ta on, et palun aita mind. No, aga mina tegelen ka tervete, väga palju tervete inimestega, ennetustega, lapsed, kõik nii-öelda, et see on ka võib-olla üks selliseid, ma ütleks isegi väheseid ametinimetusi või kutsealasid, kus nii kui sa ütled ametinimetuse, hakatakse seda stereotüüpi sealt otsima. Et tegelikult ju töö sisu on see põhiline, mida tehakse, seal ju ei ole vahet, et kas teeb naine või teeb mees, et keskendutakse natukene nagu teisele asjale, et mis õde. Ma siin vaidleksin natukene vastu, et vahet pole, kes mida teeb. On väga palju teenuseid, kus inimesed peavad ennast riidest lahti võtma. Ja seal tuleb väga... minu enda praktika on selline, et tavaliselt ma ei tööta üksi ja seal samas nimistus, kus ma töötan, on kas teine õde, on meil kliiniline assistent, on arst ja ennem kui ma näiteks inimesele kas või hakkan EKG tegema, võtan talt selle häbelikkus ära ja küsin ta käest, et kas on okei, et mina kui meesterahvas teen selle või te sooviksite, et nii-öelda naispersonal teeb selle. Ehk kui sa juba näed, et inimene nagu kinni, ta ei julge teistpidi, sest tal on vaja seda teenust, siis ma pigem olen see esimene nii-öelda info, et on võimalus ka teistmoodi, et ole hea, ütle, kuidas sa soovid. Ja kui ta ütleb, et jah, mul on ükskõik, et võite teie teha, siis ma teen, aga mul on ka olnud variante, kus on öeldud, et tegelikult sooviks, et võiks naisterahvas teha ja ma täiesti austan seda. No perearstikeskuses see võimalus on, kiirabi autos kahjuks valikut pole. Aga võib-olla kiirabi autos ka inimene on sellises seisundis, kus ta vajab sellest kiire ülevaate saamisest tervise seisundis ja seal on natukene võib-olla teist. Sama ka kultuuride erinevusega seotult, et seal võib-olla, et on kiirabis isegi rohkem selliseid juhtumid on olnud küll jah, et ja tihtilugu meil on ka nii, et brigaadis ongi 3 meest ja siis ei olegi nagu midagi teha. Ka oluline on alati siis selle juures nii-öelda selgitada ja rääkida patsiendiga väga palju nii-öelda oma tegevusi, mis sa teed, eks ju, ja jälgida nii-öelda, kuidas patsient ise ka nii-öelda siis selle asja juures nii-öelda käitub või kuidas ta sulle vastab, eks ju, et see on väga oluline. Ja mina mõtlesin vahepeal ka, et ma olen ka meesõde ja ka oma elu praktika jooksul on sellised kokkupuuted olnud ja isiklikult mind ka mitte kunagi see ametinimetus õde ei häirinud, eriti arvestades, et ma olin selle laua taga olnud 90. aastate alguses, kus meie otsisimegi eestikeelne nimetus sellele ametile ja
kui mul on meeles kõik need nimetused, mida olen pakutud, siis... No aga räägi natukene ise sellest, et siin... No ma ütlen, et kuna tõesti Eesti riik tuli kokku 30 aastat tagasi... Vaja leida õele ametinimetus. Kõik me teadsime, et nõukogude ajast tuli meditsiinska sestra kaasas, aga Eesti õendus on võtnud ikkagi suunda, et me oleme ikkagi patsiendikesksed, et me ei ole meditsiinikesksed. Siis ingliskeelsest terminist ka edasi minna, siis ma ütlen ausalt, eestikeelne see vastand oli, need olid sellised, mida ma nagu isegi praegu põetur, ma isegi ei tahagi need kõik praegu välja tuua, sellepärast, et nad ei hakkaks oma elu elama peale meie saated. Et seetõttu mina siin koha peal ikkagi ütlen, et tõesti, et see on kutseala ja see on tunnustatud kutseala Eestis ja mina usun, et hetkel, et mina ei näeks vajava, et seda nagu muuta, et kuidas sina, Kristi? Sa oled ju õdede juht. Õdede juht kõrgkoolis, aga ega ma pean ütlema, iga aasta on ikkagi meil kasvanud, küll mitte jõudsalt kasvanud, aga järjest rohkem mees üliõpilasi tulnud kandideerima ja saanud ka sisse. Ma pean ütlema, et meil on väljalangevus, kuigi me nüüd eraldi statistikat selles mõttes ei pea, aga siiski julgen seda välja öelda, et mees üliõpilasi katkestamas või katkestanuid on vähem kui siis naisüliõpilasi. Aga jah, see 10% on võib-olla see, kuhu me siis lõpuks välja jõuame, neid alustajaid natukene võib-olla mõni on rohkem, aga see 10% on kuidagi selline jääv suurus olnud. Ja siin küll, nii palju kui ma olen üliõpilastega kokku puutunud, rääkides sellest samast ametinimetusest, siis see ei ole küll olnud asi, mis oleks seadnud kahtluse alla, et kas ma tulen õppima või kas see võiks mind kuidagi häirida. Naisüliõpilasi see kindlasti ei häiri, et kindlasti on need noormehed siia väga oodatud ja neid hoitakse väga hästi siis naisüliõpilaste poolt. Ühendriikides on keskmiselt kuskilt 10% õdedest on mehed. Ja tegelikult meestega kaetakse sellisedki erakorralise meditsiini, intensiivõenduse meditsiini, need sellised ekstriim erialad ja kõik. Eestis on Terviseameti andmetel on circa 6-7% on nagu õdesid, meessoosse õdesid. Aga siin ma korra segan veel, et siin natukene mõjutab ka see aspekt, et meie lõpetajad, see 10% võibki olla see, kes ka lõpetavad, aga meesõed leiavad ka oma karjääris edasise tee selle koha pealt, et see õendusharidus on vajalik tema järgmiseks sammuks, aga ta ei tööta võib-olla õe ametikohal. Just, lihtsalt väike ääremärkus. Aga siin jällegi me võime jõuda sinna, et õe kutse on niivõrd lai ja põhjapanev, et teised erialad, kutsealad pärast üles ehitavad nende õdede teadmiste peale väga palju oma kutsealad, et seetõttu siin koha peal tõesti, et tuleb alati mõelda, et õeks õppimine on väga hea investeering iseendasse. Et tööd jätkub kauaks. Ma tahan Aivari käest küsida, et sina töötad esmatasandis, mis ei ole nüüd väga tavapärane, kus meesõed töötavad. Võib-olla rohkem oleme harjunudki kiirabibrigaadis nägema, intensiivosakondades, kus on ekstriimopiõed on nagu juba üksikud on meil, kes mehed on opiõed ja esmatasand. Just.
räägi sellest natukene, et kuidas sa nagu selle väga olulise ja huvitava valdkonna mehena leidsid, et see ei tõmmanud sind kiirabi poole ja selle ekstreemsuse poole? Ma arvan, et siin väga suur mõjuta oli sama see kehakultuur seal all, mis samamoodi ei ole seotud suke ekstreemolukordadega, ekstreemolukordade lahendamisega, vaid kehakultuuri kõrvalt ma töötasin ka treenerina, nii rühmatreenerina kui ka personaaltreenerina ja mulle meeldis inimlik kontakt seal ja see teekond selle inimesega mingite eesmärkide saavutamiseks. Ehk ja seal ma tundsingi, et see õe teadmised või nii-öelda patoloogia teadmised oleksid marjaks veel juurde ära, et ma oleksin veel parem. Ja see iseenesest juba, see mida ma seal tegin, see oligi juba tegelikult esmatasand, ta küll ei olnud meie esmatasandi tervishoiuteenuse osutamine tollal, aga ta oli esmatasandi inimeste elukvaliteedi tõstmine või nõustamine ja ma arvan, et ma jäingi nii-öelda oma liiskude juurde sealt, jäädes nii-öelda ka meditsiinilises mõttes hiljem esmatasandist. Pigem niisugune ennetav töö, eks ole? Mõlemad, nii ennetav töö või siis nii-öelda oskus haigustega hakkama saada, nõustamine inimestele. Et ma tundsin, et just see on nagu minu koht. Et mul ei ole nagu kunagi läinud silm särama märksõnade peale EMO või AIO või kirurgia või midagi sellist. Et võib-olla see on nagu minu probleem, aga ma arvan, et esmatasandis ma täidan väga hea nagu augu ära vähemalt nii-öelda meie nimistu raames, kus mina nagu töötan. No minu jaoks on alati olnud, et kõige tähtsam on see, et inimene leiab endale sobiva keskkonda ja tööd, kuhu ta soovib panustada. Et väga raske töötada valdkonnas, et kus sa viid end lihtsalt sunniviisiliselt kohale, et võt, nii on. Aga siin koha peal ma võib-olla küsiks meeste käes, et mees on ju raudmees, et tal emotsioone ei ole, ta on ju et aga õetöös on tihti olukorrad, kus on emotsionaalsed olukorrad, et kas teil olid praktikas hetked, sellised emotsionaalsed hetked, kus oligi olukord, kus pisar tuli silma? Et niivõrd see selline raske üleelamus ja nii edasi. Tormi? Jah, selles suhtes jah, et väga tihti nagu küsitakse minu käest, selles ma väga palju nagu olen hakanud rääkima õendusest ja oma tööst, eks ole, igal pool koolides ja kui nii-öelda auditoorium nii-öelda teab, et ma töötan, eks ju, kiirabis ja veel eriti reanimobiili peal, eks ju, mis seda kõrgema etapi nii-öelda kiirabiteenust pakub, eks ju. Et siis alati küsitakse minu käest, mis nii-öelda on sinu töös kõige siuksed ägedamad, põnevamad kutsed olnud. Eks selle töökogemuse jooksul, kui ma olen autojuhina ja õena nüüd töötanud seal kiirabis, on väga laialdasi emotsioone nii-öelda see töö pakkunud mulle. Sest sisuliselt ikkagi kiirabi ju käib inimestel abis sünnist nii-öelda surmani. Ja eks esimesed sünnitused kiirabiautos on silma märjaks võtnud, eks ju, et ikkagi uue elu nii-öelda sündimine, eks ole, et ja ka loomulikult, kui lähedased nutavad, kui kallis inimene ära, eks ju, sureb ja teda enam nii-öelda aidata ei saa. Aga enamalt, mis mind nii-öelda ikkagi rivist veel välja lükkavad, on lastega seotud sündmused, kus nagu lastega nii-öelda tegelemine, tema nii-öelda raskustes nii-öelda teda nii-öelda aidata ja ise nii-öelda kainet mõistust selle asja juures säilitada. Selles suhtes on nagu, ma ei ütlegi, et see väga keeruline on, sest me oleme kõik välja õppinud selle jaoks ja me, kui on vaja tegutseda, me tegutseme.
aga need emotsioonid saavad meid peale seda sündmust ikkagi lõpuks kätte. Et kas siis tuleb ikka unenäos, näed mõnda aega mingit asja või siis lihtsalt mõtled, kui siuke vabam hetk tekib. Aga väga palju sellistel juhtudel nii-öelda aitabki siis kolleegidega suhtlemine. Tööandja poolt ka pakutakse meile psühholoogilist tuge, kui me seda vajame. Ja et nii-öelda me üksi nagu selliste asjadega ei jää ja ei tohigi jääda sellepärast, et inimesed lihtsalt põlevad läbi pika peale sellega. Ja ma vahel olen ka ennast nii-öelda maha rahustanud sellega, et tuleb uus ja hullem asi peale, eks, sest töös tegelikult on väga palju sündmusi, mis nii-öelda katavad nii-öelda need eelnevaid sündmusi siis, eks ole, kas nad on siis hullemad või on siis vähe paremad. Nad on jah sisurikkamad ja sellised. Aivar, sinu praktikas? Minu juures, ütleme niimoodi, selle esmase emotsiooni võtab tormi juba ära nendelt inimestelt, et minu juurde nad selle emotsiooniga nagu enam ei jõua, et seal on mingi traumaatiline sündmus ära toimunud, inimesed tegelikult on jõudnud juba seedida seda ja kes näiteks haiglasse edasi ja on ka nagu jõudnud haigla keskkonnast nagu välja tulla ja siis nad jõuavad alles minu pilti, et võib-olla sellised pisarat ei ole nagu välja võtnud, aga aeg-ajalt nagu võtad kaasa nii-öelda mõtteid, et kui kehvasti ikka inimestel võib minna, et kuidas nagu tõesti nagu kõik asjad erinevatel suundadel kukuvad kokku sinnamaani, et on juba raske diagnoos varasemalt, siis veel võib-olla on mingi autoõnnetus ka, siis veel umbes laps ka näiteks sureb ära, nii edasi, ja siis et sellised on nagu, sellised emotsioonid nagu jõuavad nagu meieni ja siis, et kuidas veel saaks seda inimest nagu aidata, kui sa näed, et ta hakkab nagu vaimselt täiesti kokku varisema. Et pigem on nagu sellised asjad, mis nagu esmatasandil jõuavad ja mõnikord nagu kaasa võtad, et sellist ägedat, meditsiinilises mõttes ägedat sündmust, et seda trehvame vähem, et küll on see, et meie oleme selline ambulatoorium Pärnu linnas 30-40 kilomeetrit väljas, et aeg-ajalt ka inimesed kasutavad seda kui EMO nagu esimest punkti, et kes nii-öelda, mis ma sinna linna ikka EMOsse lähen, et siin just eelmine nädal olin ma üksi, patsient tuli, sõitis autoga mööda, läks toidupoodi ja hüppab läbi, et rinnus üleeilsest juba valu. Panin EKG peale, vaatasin, et müokardiinfarkt, täitsa nagu müokardiinfarkt, et sellistega ma ka nagu puutun kokku, et ja siit on jälle järgmine asi, et see, et õpikust nii-öelda õpid, et kui on müokardiinfarkt, et siis sellisel inimesel peab olema sellised asjad, siis mina saaksin siin õpikusse juurde kirjutada, et inimene tegelikult läheb toidupoodi ja siis tuleb hüppab läbi, et kuule, et mul natukene siit nagu sügeleb, et ja et oli nüüd toidupoodi asja, kui ei oleks oli toidupoodi asja, et võib-olla nagu sellised asjad, millega ma nagu kokku puutun seal. Aleksei, aga sa ise emotsioonide koha pealt? Nojah, aga kuna ma olen ka intensiivravi peale üles ehitanud kogu oma karjääri, professionaalse karjääri, siis loomulikult need hetked olnud ka minu praktikas ja ma olen nõus siin Tormiga ka tõesti lastekutset on selline erakordselt emotsionaalselt. Tõesti, sa toimetad väga ilusti selle aja jooksul, mis sa teed oma nagu tööd, aga pärast ikkagi mõtled läbi ja tegelikult kõik need raskemad kutsed ja traumaavariid ja või mida iganes, et kus sa pärast nagu peas ju krutid kõik läbi, aga siin koha peal loomulikult aitavad ka kolleegid, aitavad ka aru saama, et tegelikult sa oled valinud seda tööd. Ja see on üks osa sinu tööst ja sa pead, ma mõtlengi, et väga raske on, kui sa võtad kõik südamesse. Siis tuleb mõelda, võib-olla see ei ole sinu koht. Sellepärast läbi põleda on väga kerge. Võt siin koha peal võib-olla ma küsikski poiste käes, et kas te tundsite läbi põlemise ohtu oma praktikas?
Aivar? Hetkel veel ei ole tundnud, et ma arvan, et ma täpselt seda nii kaua teen, kuni ma seda nagu, kuni see hakkab segama minu isiklikku elu. Hetkel see ei ole veel saabunud see hetk. Tormi? Sama, selles suhtes, et ma ikkagi tööpäev mind ootab, rõõmuga jään voodist ennast üles hommikul ja lähen ja selles suhtes, et nagu ma olen täiega nagu õnnelik, et ma olen sellise eriala enda jaoks leidnud ja sellist läbipõlemise asja ma nüüd küll ei. Eks ikka meil on tõuse ja mõõnasid, eks ole, ja muu elu tuleb ka vahest peale, eks ju, aga lihtsalt sõprade toel ja lihtsalt elurõõmust liblikas lendab. Et selles suhtes, et siin koha peal võib-olla ma küsiks, mis peale tööd, te olete tõesti tublid rõmsameelsed õed, aga peale tööd, mis hobid teil on? Tormi? Minu hobid? Jah, selles suhtes need hobisid on vastavalt aastaajale, mis siis teha saab, eks ju, et kui ikkagi lumi lõpuks ära kaob, siis on ratas, mis sealt hoiust välja tuleb ja sellega siis saab usinasti sõidetud. Fotograafiaga tegelen hästi aktiivselt, ööpäevaringselt. Mida öösel on pildistada? Öösel on tähti pildistada näiteks või nüüd üleeile käisime koos ühe kolleegiga, käisime udu pildistamas näiteks. Virmalistele ka oled pihta saanud? Virmalised kipuvad alati siis tulema, kui mina tööl olen. Et selles suhtes, et ei oleme neid taga ajanud, aga kätte ei ole veel saanud, aga ehk õnnestub. Ja ka enda nii-öelda füüsisega tegelen, eks ju, et käin jõusaalis siin, olen mõne kolleegigagi kokku põrganud seal, eks ole, et selles suhtes, et Aleksei noogutab selle peale. Aleksei noogutas just, et eks seda vaba aega meil on, nagu teda on, eks ju, et kui me praegu Aivariga usinasti õpime ka magistris, eks ju, et siis seda vaba aega väga eriti ei ole. Selle juurde me jõuame, aga Aivar, mis sinu hobid on? Ma käin ennast maha laadimas erinevat triatloni komponente tegemas. Et olen ka nagu täispikka Ironmani ära teinud ja siis viimastel aastatel olnud pigem tiimis ujuja. Ehk siis talvel ma ujun ja jooksen, Pärnus on hea suke Jaansoni rada, täpselt 10 kilomeetrit piki jõe äärt, natukene vähem. Ja suvel samamoodi võtad maanteratta ja ujud ikka soojas vees, mitte et täna hommikulgi ennem see Tallinna tulekut sai ujumis ära tehtud, siis tead, et päev on korras nagu, et tuleb, aga vähemalt on ujutud nagu. Vaata Aivarile näkku on näha kohe, et ta on hommikul ujunud. Mulle tundub, et ka Tormi on ujunud. Igal juhul rõõmsad mõlemad. Suppasin lumes. Väga hea, aga just kui siin eelnevad me rääkisime, siis tegelikult te olete mõlemad ka praegu Tallinna Terviskooli kõrgkooli üliõpilased ja magistrandid. Mis teid tõi magistriõpingutesse? Aivar? Et minu jaoks oli see nagu loomulik järgmine samm, et kuidas just selle õenduse poole peal veel teadlikumaks saada ja mul ka see, mina olen nüüd vaimse tervise suuna peal, see on just esmatasandi võtmes teadlikult valitud ja nüüd ma olen varsti juba, mis me oleme teise kursuse keskel, et ma võin öelda, et kui ma siiamaani erinevates hariduses ja elukogemuses olen õppinud rääkima, siis nüüd viimased 1,5 semestrit oleme õppinud kuulama. Ja see on nagu täiesti uus tase või pilotas nagu minu jaoks, et avardanud meeletult minu silmaringi ja nagu maailma. Ja aktiivse kuulamise oskus on väga tähtis, eriti vaimse tervise õe praktikas, kes tegelikult ka kuulates patsiendi oskab ka püstitada ka õiged diagnoosid ja nii õendusdiagnoosid, kui võib-olla ka soovitada patsiendile mingit eneseabi võtted ja nii edasi. Aga Tormi, mis sind tõi? Mina hakkasin spetsialiseerumise peale mõtlema umbes poole õeõppe pealt.
et ikkagi intensiivõendus mind täiega paelus, et 3. kursusel me, eks ju, pidime valima ka mingisuguse eriala, mida me nii-öelda süvendatult, eks ju, õpime. Ja ma teadsin kohe, et jah, et intensiivõendus on see, mida ma nii-öelda tahan nii-öelda lisaks võtta. Too aeg ma veel ei teadnud, eks ju, et see magistriõpe veel sellele asjale juurde tuleb, kui ma hakkasin spetsialiseerumisel mõtlema, et kui ma kooli ära lõpetasin, siis juba tuli ka magistri nii-öelda õpe sinna juurde ja spetsialiseerumine siis kestab nüüd siis 1,5 aastat. Ja see magistriõpe on iseenesest väga kaua aega nii-öelda mõtlesin selle peale, eks ju, et noh, et äkki on natuke liiga keeruline minu jaoks, sest et kuigi mul on nii-öelda hea kogemus olemas, eks ju, kiirabi näol ja intensiivõenduses ka nii-öelda siis seda nii-öelda maik on suus ja ma natuke kartsin seda, aga kui ma lõpuks nagu sisse sain, siis ikkagi ehmatus oli suur, samamoodi oli õeõppes samamoodi, et istusin seal aules ja mõtlesin, issand, kuidas see kõik tehtud saab. Aga see sai ilusti tehtud ja magistris on nüüd ka, ma olen sellest šokist nii-öelda üle saanud ja mul nagu iga nädalaga tuleb jälle tuhinat juurde, et lähme teeme ja mulle nagu väga meeldib. Jah, mul on hea meel, kui on sellised üliõpilased, kes rõõmuga õpivad, aga lõpetate magistratuuri ära. Kas siis on midagi teistmoodi? Siis te olete eriõed. Vaikus. Kindlasti on midagi teistmoodi, aga seda tuleb võib-olla aasta pärast küsida. Nagu, et ma ütlen oma näitel, ma ütlen, et see sama, kes ma olin nagu septembris, siis täna praegu uuel aastal märtsis ma olen juba praegu teistsugune õde. Kindlasti ma olen teistsugune õde, teistsuguste teadmistega, teistsuguste nõustamisvõtetega, kui ma olin 2 semestrit tagasi. See, kuhu see nagu kõik välja viib nüüd veel aasta pärast, siis tuleb siis küsida. Ja, siis küsime uuesti. Just jah, et ma praegu nagu tunnen väga, et see õpe siin koolis nagu väga toetab ka minu eelnevaid teadmisi, mis ma nii-öelda olen töökäigus saanud. Ja läbi selle nii-öelda ma juba praegu tunnen, et ma olen nagu palju parem nii-öelda spetsialist, kui ma nagu olin, ma ei tea, 3-4 kuud tagasi, eks ju, ja pluss siis väga palju on, eks ole, ka neid rühmatöid ja ettekandeid vaja teha, et kuna ma tegelen ka kiirabi personali ja ka lihtsalt tavakodanike koolitustega, eks ju, et see nii-öelda annab ka jälle mulle natuke seda enesekindlust ja nii-öelda tarkust juurde ja ma lähen nii-öelda ka sinna koolitustele juba enesekindlamalt, kuigi see alati välja ei paista, eks ole, aga eks ikka kerge ärevus tekib sisse, kui sa lähed auditooriumi ette ja räägid, eks ju, et ja see nii-öelda, ma tunnen, et sellest on väga palju tuge mulle nii-öelda igapäevases töös ja koolituste vallas ka. Palju räägitakse täna päeval, et õdede puudus on ja kindlasti üks võimalus selle probleemiga nagu edasi minna on see, et laiendada ka sisseastujate nagu nii arvu kui ka valikut, et selles mõttes, et minu küsimus oleks teile mõlemale, et mis sõnumid teie ütleksite noormeestele, kes praegu koolis mõtlevad, et millist kutseala valida? Mis sõnum võib olla meestele, kes tegelikult juba omavad mingit haridust, aga otsivad ka end? Et kuidas teie ühe sellise lausega motiveeriks mehi õdedeks? Mehed on väga head ja respekteeritud spetsialistid õenduses.
ja meid võetakse igal pool väga hästi, vähemalt mind võetakse igal pool väga hästi vastu, et ma ei suru mitte kuskil pilku maha, et kui küsitakse, millega sa tegeled, siis ma ei pobise moka otsast, et õde olen nii-öelda, vaid ma pigem ütlen nii-öelda rind kummis, et ma olen õde. Ja ma arvan, et see, minu poolt oleks nagu see sõnum, et see jälle võtame selle sõnalt õe nagu seksuaalsus ära, see on eriti äge töökoht. Ja seal on nii suured ja laiad võimalused kogu see tervishoiusektor, kus sa selle õendusega tegelikult minna saad. Et see ei ole see, et õde ei tähenda ainult osakonna õde või ta ei tähenda ainult kiirabi või ta ei tähenda ainult esmatasandit, et seal on nii palju võimalusi, kuni sinnamaani välja, kui tahad, võid ka Gran Canariale minna nagu õeks. Jah, tõesti, et see on meie kutse üks selliseid väärtusi, et sa saad ka selle sees muuta oma suunda, valdkonda, tegelikult ka eriala, eks ole, ja hoopis on see pilt jälle teistsugune. Tormi. Just, paras pähkel on see küsimus niimoodi otse öeldes, aga tegelikult jah, meeste puhul nii-öelda erineda siis massist, eks ole, et sihukene eriala, et sellest nimetusest nüüd, eks ju, ilmselgelt ei tohiks kohkuda, sest ma ütlen, et nagu Aivar rääkis, et see seksuaalsus tuleb nii-öelda selle juurest ära kaotada, et tööpõld on lai, kindel, kui on kindel tahe nii-öelda näha ka oma töö tulemust, eks ole, kohe, alati ei pruugi see nii olla, eks ole, aga lihtsalt, kui sa soovidki näha, millised nii-öelda kasud on sinu teadmistel ja kuidas sa saad sellega nii-öelda kellegi elukvaliteeti parandada või tema hädas, eks ole, aidata. Minu meelest see on suurepärane tunne juba selle tunde pärast, eks ju, ma hommikul tõusen ja mõtlen, et läheme ja teeme ja tööpäeva lõppedes mõtleme jälle, et millal uuesti jälle saab. Üks hea nagu elutsoon selline on huumor. Ja kindlasti on huumoril on oma osa ka õetöös. Kas teil on jagada näiteks kuulajatega ühte sellist naljakat lugu teie praktikast õena? Või teil on kogu teie töö on väga tõsine ja ei ole seal naljal mingit kohta? Ma ei oska nüüd niimoodi kohe välja tuua, aga nii-öelda detailselt, aga nii-öelda perearstinduses ja seal on väga suur osa nagu nõustamisel ja üks valdkond pereprobleeme, kus naisterahvas ei mõista meesterahvast, siis on hea seda uurida, seda siis lahata meesõega, et mis on nagu meesõe arvamus kellegi nii-öelda pereprobleemist, aga teistpidi, kui tegemist on ikkagi nagu õendusnõustamisega, siis sa nagu kuulad ära ja võib-olla jagad ka natukene arvamust, et miks kodus asjad kehvasti on, oma pädevuse piires. Väga õige, tuleb jääda professionaale selles juures, just nimelt väga hea. Tormi. Väga laialdaline nõustamine. Aga ma ei tea, kas just nagu naljakat või midagi sellist nagu rõõmu pakkuvat asja on nagu töös ikka ette tulnud, et meil oli ka Reanimobiiliga, kui me sõitsime kutsel, me käime nii-öelda õebrigaadidel abis väljakutsetel ja sõitsime sinna Rakvere poole, kus siis oli toimunud sünnituskodus, kus kutsus siis kiirabi meid õebrigaad appi ja arst siis ütles, et jah, et tema viimati võttis sünnitust vastu residentuuris, aga minul just oli kiirabi etapil, ma ei tea, vist 6. sünnitus mingi paar nädalat tagasi olnud, et mis ka nii-öelda meil autos juhtus ja läksime nii-öelda ärevalt siis mõlemad siis sinna väljakutsele ja läksime nii-öelda, aitasime seda õebrigaadi ja arst kogu aeg siis küsis minu käest, et Tormi, mis me nüüd teeme, Tormi, mis me nüüd teeme, Tormi, mis me nüüd teeme ja siis ma siis ladusin oma teadmised ette, mis ma nii-öelda olen näinud seal ja mida teinud, eks ju.
ja kui me lõpuks selle emaga koos siis haiglasse jõudsime, Ida-Tallinna keskhaigla sinna naiste osakonda, eks ju. Ja siis ema ütles, et tead, et me mehega arutasime, et noh, poiss sündis ja et mis me talle nimeks paneme ja tead, see Tormi käis ka läbi ikkagi, et me paneme siis Tormi talle nimeks ka, et see arst siin kogu aeg tormitas, et ju ta siis Tormi peab olema. Ja lõpuks siis pandigi talle Tormi nimeks ja toodi siis meie brigaadil ka puuviljakorv, kus oli ka kaart juures, eks ole, ja pilt lapsest, et väike Tormi siis tervitab oma nime Kaimu. Ja süke, mis tegi jälle nii ja olemise ja täiesti süke rõõmus asi. Nende hetke pärast ongi hea elada. Tõeline ristiisa, eks. Just. Aga minu poolt küsimused on küll ja küll, aga kuna aeg surub peale ja meie podcasti aeg on juba praktiliselt täis, minul siis küsimus, Kristi, on sul mõni küsimus poistele? Minu küsimus poistele on see, et kuhu edasi? Kuhu edasi? Ikka tuleviku poole. Et selles suhtes, et kuna tervishoid ikkagi eeldab väga palju oma teadmiste ja oskuste täiendamist, siis tegelikult me peame väga palju ennast täiendama ja väga palju õppima. Et me ei saa jääda oma loorberitele puhkama. Et pidev enese täiendamine ja asjadega kursis hoidmine on minu motoks, mis mind edasi viib, mis tähe all ma liigun. Ja just sellised mitmekesised väljakutse, mis meie töös ette tulevad, et üritame nendeks valmis olla. Ja tunda oma valikute üle ka palju rõõmu. Et selles suhtes, et mina olen oma eriala üle väga rahul, nimetage seda, kuidas tahate, õde, vend või ma ei tea, nõbu, ükskõik. Et selles suhtes, et suurepärane eriala ja ma väga olen õnnelik, et ma olen siia jõudnud, kus ma praegu olen. Aitäh, Tormi! Õnneks on õendus on elukestev õpe, et kindlasti selle magistriga ei lõppe need õpingud, et lihtsalt muutuvad kas koolide või koolituste nimed, aga et saada veel paremaks spetsialistiks oma valdkonnas. Aga õendus jääb. Aga õendus jääb, vendlus. Ja sellest te olete kuulanud täna podcasti Õendust nähtavaks. Meie külalisteks oli Aivar Koppas, Tormi Kool ning meie saatejuhid Kristi Puusep ning Aleksei Kaidenko. Aitäh, kuulajad! Aitäh! Aitäh!